videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, järjekordne nädal algab. Ja ei ole midagi parata, me tunneme kõik oma naha ja karvadega, kuidas kliima soojenemine praeb turja ja üleüldse, kui nii võib öelda. Samas muidugi mingisugused lamemaalased räägivad siin, et rohealad planeedil on kasvanud meeletult, sest CO2 nagu jagub ja mis sa siis muud rohelise taimekesena teed, kui vohad kasvada ja toodad inimesele hapnikku, mis ilmselt planetaarses plaanis võib olla kahjulik, sest õhk ju veel päriselt ei ole maksustatud. Aga et juba see maksateema sisse tuli, siis ma tänan kõiki, kes toetavad Nõmme raadio tegevust, ei ole midagi parata. Me peame ühte hoidma, sest muidu lõhutakse laiali viimane, mis meil on ja ühiskonnast. Ühiskond on muidugi sõna, mida eriti ei kasutata, aga te saite aru, millele ma vihjan. Loodan muidugi, et saab käidud ka nädala lõpus vandenõuteoreetikute suvepäeval ja äkki läheb õnneks ja saab sealtki mingisuguseid kaadrikesi, millega maailma võluda. Aga nagu me teame, head toetajad, halvad toetajad, head kuulajad, vaatajad, pealtkuulajad, pealtvaatajad, täna on stuudios, ma usun, te teate, väljauuriv ajakirjanik Andres Raid, kes on taas välja uurinud selliseid asju. Ega nad ei mõju eriti enam hallimaks, kui ma olen, minna vist ei saa. Andres, welcome, willkommen, dobropažalovat, tervetuloa ja nii edasi, mis on ilmamaal uut? Tere, uut selles mõttes ega eriti rohkem ei ole, kui uus suur sõda jälle lahti läinud. Ja see on jälle niimoodi, et vaata, ta on nagu peegeldus sellest, kuidas Venemaa läks Ukrainale kallale ja temast sai kakapäh. Nüüd justkui Iisrael läks Iraagile kallale ja kuradi Iraak annab vastu ka veel, muidugi mitte nii agressiivselt, seda ei väljendata, aga kui lugeda näiteks mõne autori põhjapanevaid ekspertautori kirjeldusi, siis juhtub nii nagu vene muinasjutus, et selle peale tegi loll vend eriti lolli näo. Jah, aga nii palju siis sellest sõjast esialgu. Läheme siin kodustele tandritele ja võtame jälle mõningad pealkirjad ette, millest on juttu. Aga muide, need pealkirjad räägivad iseenesest nendest asjadest, mis toimuvad inimeste peades ja tihtipeale on kasulik kõikvõimalikke suundumusi pisut võimendada. Siis on selgemalt näha see, kuhu poole nad suundumas on või kuhu poole kõik see minemas on. Ardo Reinsalu ütleb, tead, kes Ardo Reinsalu on? Ega ei tea. Ei, ega mina ka ei tea, aga ma lugesin sealt selle artikli juurest, et ta on ajajuhtimise asjatundja ja tehisaru entusiast. Ei no kui tehis, siis on ju selge, et ajajuhtimise asjatundja. Ja. Esiteks ma ütlen teile nii palju, kallid sõbrad, et aega ei ole võimalik juhtida. Eriti, kui me ei tea täpselt, mis asi on aeg. Ei, sellest on juttu olnud juba Kroonos ja Kairos ja need on väga vanad terminid ja sellest on, ja kuna tähendab siin arusaam ajast on pisut natukene teistsugune võib-olla kui mujal maailmas, aga ärme siia süvene. Põhimõtteliselt ei ole võimalik aega juhtida, see kulgeb oma soodu ja sõltumata meie tahtest. Tõsi küll, võime siia väikse niisuguse poeetilise kujundi juurde tuua, et tõepoolest võib tunduda teinekord, et aeg kulgeb erineva kiirusega, sõltuvalt sellest, kumbal pool kempsu ust sa parasjagu just juhtud olema.
ootajal on aeg nii pikk, nagu ütleb klassik oma laulusalmis. jah, ja ta ütleb niimoodi, et kokkuvõttekultuur on keeruline evolutsioon, mitte katastroof. Kokkuvõttekultuur. Kas sa oled, ma tean, kõrgkultuur, kehakultuur, massikultuur, rahvakultuur ja nii edasi mõningad. Aga nüüd on kokkuvõttekultuur. Kokkuvõttekultuur on, kas see siis, mis võtab kõik kokku või? Äkki ta on miskit liiki subkultuur? Muide, sellest artiklist ei ole võimalik üldse mitte midagi aru saada. Välja arvatud see, et kõik on nii sassis ja kõik tundub nii ülev. Ja siis peale seda peaks tekkima endal niisugune alaväärsuskompleks, et kui ma olen ikka rumaluke, mitte millestki aru ei saa. Ma ei saa isegi sellest aru, et vajadusel on ööpäevas 27 tundi ja kui aega küll, siis 22 näiteks. Jah, aga see ongi niimoodi, et kui sa mäletad õilsat filmi Yes Man, siis seal ka 2 kutti läksid lavale, kukkusid ajama võõrsõnadega läbi pikitud täielikku jama ja mitte üks haritud ja õpetatud mees saalis ei julgenud öelda, kuulge poisid, te olete ju lollakad. Kõik noogutasid selle suure tarkuse peale pead seest. No kuidas sa ütled, kui kõik kiidavad? No muidugi, aga lähme edasi. Confido sisekliiniku juht ütleb niimoodi, sündinud kaebajad muudavad arsti tööd talumatuks. Ja pane nüüd tähele, süüdi on nende aju ja nõukogude võim. Peaks hakkama aju ravima või sündinud kaebajad. Tähendab, kui sünnib, siis sünnib kas kaebaja või mitte kaebaja, tuleb välja. Et seda räägib tohter. Siin on, siis tekivad mingisugused mõtted. Nüüd süüdi on nõukogude võim. Inimene sündis näiteks aastal 1995 ja kaebab kogu aeg. No aga ta on nõukogude võimu produktide kasvatatud ja sigitatud ja nii edasi. Ei, ta on juba Eesti Vabariigi tingimustes sigitatud. No jaa, aga sigitajad ise olid nõukaaegsed. Aga siis võib öelda, et me oleme kõik orjanduslik kord on süüdi, sellepärast me kõik oleme sealt pärit ju. Päris orjus. Mitte nii väga ammu ju. No aga vaata, võib-olla sul ei ole aju ja sa ei kaeba. Nii, aga nüüd kuula edasi. Ja seda räägib tohter. Pandeemia ajal ja järel on olukord veelgi süvenenud, sunnides mind sügavamalt uurima, mis selle nähtuse ehk siis kaebamise taga peitub. Iga päev näen, kuidas meie arstid, pühendunud ja kogenud spetsialistid tulevad vastuvõtult väsinult ja frustreeritud, mitte patsiendi tervise pärast, vaid pidevate süüdistuste ja rahulolematuse pärast. Järgneb analüüs põhineb nii praktilisel kogemusel kui ka teaduskirjanduse läbitöötamisel. Kaebamine on universaalne inimkäitumine, mille sagedus ja vormid varieeruvad märkimisväärselt inimeste ja kultuuride vahel. Tänapäeval digitaalse ajastu tõttu on tekkinud uued kaebamise vormid, eriti tervishoius, kus traditsiooniline arst-patsient suhe läbib fundamentaalset muutust mõistmaks, miks ühed kaebavad rohkem ja teised, kuidas see mõjutab kaasaegset ühiskonda. Tuleb vaadelda kaebamist mitmetasandilise nähtusega. Aga meil ju soodustatakse, andke teada, vihjeliinid ja nii edasi ja nii edasi. Ja koputa, mis siis muud kui koputa, see on niimoodi ja peale selle. Ma tooksin siin välja niskese näite. Vanasti oli haige, kes läks arsti juurde, muutus patsiendiks ja arst hakkas ravima. Nüüd on haige, kes läheb meditsiinitöötaja juurde, muutub kliendiks, aga klient on kuningas, tal on alati õigus. Kaebuste ja avalduste raamat oli juba nõukaajal mõeldud kliendile ja siit ka kogu kamarra jurra, kui sina oled haige ja sind ravitakse, sa ju ei kaeba, vaid sa oled rahul, et arst sinuga tegeleb. Tähendab, ravib. Seleta mulle siis ära üks niisugune pisiasi. Aastal näiteks 1980 või võtame veel 1970. Siis olid ka mingisugused arvutid juba peaaegu et olemas, aga nende võimekus
oli praegustega võrreldus isegi võib-olla mitte nullilähedane, aga miinusmärgiga. tipis oli Nairi vist. No vot, nii. Suudeti ilma pikema jututa panna ennast kirja näiteks vastuvõtule nii arsti juurde, nii kuskile täitevkomiteesse või siis ma ei tea, külanõukogusse või kuskile ühe telefonikõnega, ühe käiguga ja kõik ja sul oli pandud. See kirjutati kuskile vihikusse ja seal ta oli. Ja rohkem ei olnud vaja selle juurde tagasi pöörduda. See kõik toimus ühe hetkega. Nüüd, kus on nende arvutite võimsus, ma ei tea, terabaitides ja kõik on ülikiire ja ei suudeta seda enam teha. Kirjutage, sisestage uuesti, pange uuesti, saatke kiri. Need kirjad rändavad, kuskil nad midagi tekivad, kuskil nad kaovad, kuskil nad tekivad juurde, kuskil saab keegi valesti aru. Sinna juurde veel sõnastused ja nii edasi, kõik. Ja enam ei suudeta sellega hakkama saada. Kõik jookseb umbe. Tuleme selle tohtri jutu juurde tagasi, tal on 1000% õigus, kui ta nimetab siin see patsient ja arst suhe. Just nimelt patsient, mitte klient ja teenindaja. Kui sa võtad huvide seisukohast lähtudes, siis klient ja teenindaja, nende huvid on risti vastu käivad. Klient tahab võimalikult rohkem saada ja võimalikult vähem maksta. Teenindaja vastupidi, anda nii või vähe kui võimalik ja võtta, nülgida selle kliendi käest nii palju kui vähegi võimalik. Nende huvid on risti vastupidised. Nende tegutsemise motiiv ja loogika lähtub nende huvidest. Arst, patsient, õpilane, õpetaja, nende huvid peaksid olema kattuvad, ühesuunalised. Ja nende tegutsemisloogika järelikult peab olema ka absoluutselt teistsugune. Aga no nii ta on. Igal juhul nüüd kõikide nende terabaitide juures enam hakkama ei saada. Vanasti piisas kaustikust. Ma puutusin sellega hiljaaegu muide kokku. Ametkonnaga asja ajades registreerigi, broneerigi endal aeg. Läksin ühte kontorisse, avaldus, võtke palun vastu. Ei, te peate minema teise kontorisse, teise linna otsa. Sõitsin sinna, seal öeldakse, et meil on siin arvutit, broneerige siin aeg. Kuidas see käib, kuidas seda toimetatakse? Ta tuli mulle appi ja ka ei suutnud sellega hakkama saada. Lõpuks tuli kolmas töötaja, selle abiga siis kulunud oli juba peaaegu tund aega. Lõpuks saime, aga selgust ei olnud, kas nüüd broneering õnnestus ametniku juurde saamiseks või ei õnnestunud. Uus päring, uus vastus, saate kontrollida lingilt sealt ja sealt. Ei õnnestunud, süsteem ei tööta. Lõpuks hakkasime otsast peale, jälle uuesti, kõigeks selleks oli kulunud juba päevi. Lõpuks kuidagi moodi õnnestus. Selle asemel, et sa läksid esimese inimese juurde, ta võtab vastu, see avalduse vastu ja kirjutab, et nii, vaba aeg on siis ja siis, tulge siis ja siis. See kõik oleks võtnud aega. Mida sa, Andres, praegu kirjeldasid? Sa kirjeldasid seda, et keegi asjapuu on grupilt patsiga poistelt tellinud oma firmale midagi. Antud juhul on tegemist riigiga. Jah, ja patsiga poisid teevad selle asja hoole ja armastusega valmis. Nad suudavad selles asjas orienteeruda, teha klõpp ja kõik on valmis, aga nendekeelseid juhendeid lihtsurelik ei suuda eales mõista. Ma olen selle teemaga kokku puutunud korduvalt, olgu ametkondades, olgu ütleme meditsiinisüsteemis, haridussüsteemis, seal on patsiga poiste keeles asi kirja pandud. Seal ei ole uksed mitte selleks, et sa saaksid neid kinni panna, vaid selleks, et sul oleks meeletu valikuvõimalus, milline uks avada. No nii, kusjuures sinnamaani välja, et sa kirjutad, sa oled sündinud 1. mail 2000 näiteks. 01, 05,
või 2000, siis selgub, et ei, seal peavad olema nullid ees, 0, 1, 0, 5, 2000, punkt ja nii edasi. Inimene kirjutab sinna 1. mail, punkt 2000, vale, ei lähe, ta saadab selle ära, see ei tööta, siis nädala pärast küsib jälle, vabandage väga, kuidas on, aga meil ei ole midagi, no loomulikult, seepärast sisestati valesti. Muide, siin on see keele küsimus jälle tuleb ette, aga meil on Eestis selline asutus olemas nagu Eesti Keele Instituut. On. Ja sellel on praegu peadirektor ja siis selle külakaaslased, kus ta elab. Nende tähelepanelikud on tihti see jahmatama panevad, ma püüdsin uurida muide korduvalt, et Keele Instituuti helistades, et kas direktor on kohal. Ei, ta on praegu seminaril ja konverentsil, ei ole. Aga kohalikud lähevad teda ala lõpmata oma suure autoga kanuu taga kuskile Lõuna-Eestisse, seal on mingisugused maratonid, siis selle kanuuga sõidetakse niimoodi, et aiad lendavad, kuna see on suur ja pikk, käruga taga, siis tänav pannakse kinni, kui ta suvatseb sõita rulluiskudega, kepid käes, need kahele poole laiali, liiklus seisab, sellepärast keegi sinna enam liiklema ei mahu. Kogu aeg jalgrattad, mootorrattad, kõik, kogu aeg käib mingisugune tegevus, ümberkaudsed räägivad. Millal ta siis tegeleb selle keelekorraldusega või selle instituudi töökorralduse või selle, kõige sellega, kohalikud vaatavad, et huvitav, kas siis üldse sellisel näol või sellisel viisil ja sellisel kombel seda juhitamatut, on ju, kui tal juhti nagu vaja ei ole või on protsess juba iseregulatsiooni teele asunud, kuidas, mis seal siis lõppude lõpuks toimub? Nüüd oli jälle uued valimised või on kohe tulemas, Keele Instituut peaks uue, või äkki jätkab see sama vana, rõõmsalt, ja tundub, et on hästi tasustatud, aga mingeid kohustusi ega tööülesandeid vähemalt empiiriliste tähelepanekute järgi ei tundu olevat. Muide, üks asi veel, mul on siin segamini kõik laekumise järjekorras nii öelda. Tuleb välja, et on Ühendriikides avaldatud nüüd päris tõsine, see on meditsiinialane teave, 82% miscarriage on see, iseeneslikult sünnib, tähendab, sünnituse või raseduse katkemisega, raseduse katkemisega seotud asjaoludest tuleb välja 82% on ikka seotud, tahad või ei taha, nende vaktsiinidega. See on küll üks kole number tegelikult. Nii et sellised andmed on avaldatud ja meie ei ütle, on see õige või vale või vastab see tõele, aga igal juhul autoriteetne ja eeltsiteeritud meditsiini ajakirjas sellised andmed on avaldatud ja USA senatis tänu sellele puhkes ka väga kõva arutelu ja kaklust muidugi ei tulnud, aga vaatamata sellele läks väga ägedaks, kui need andmed ette laoti ja siis hakati küsima, et kes on tellinud või kes kuidas ja miks uurimata tehti ja nii edasi, nagu meil. Ega meil olid ka need küsimused üleval ja enam eriti keegi ei küsi, aga tuleb meelde küll, kui keegi julges üldse midagi küsida. Mitte sõltumata sellest, et kas keegi oli selle poolt või vastu aga kui keegi isegi tihkas küsida midagi, siis hakkas kohe mingisugune, alates sellest, et sa oled lamemaalane, antivakser ja siis putinlane oli vist kolmas, kes sa kohe olid. No umbes niimoodi. Jah, midagi nii. Kremli kõnepunktid. Muide, hiljaaegu toimus, kogemata kombel, keegi helistas, ütles, et vaata. Ja vaatasin. Eesti Vabariigi Riigikogus toimus Liisa-Ly Pakosta, kes justiits- ja digiminister meil, tema umbusaldamine. Ja see oli seeriast midagi non plus ultra, uskumatu, lihtsalt Tanel Kiik, suhtume me temasse ükskõik mismoodi, aga antud juhul sai ta hakkama väga toreda teoga, ta nimelt küsis ministri käest, et ega ta liiga palju ette ei võta, kui vangid ja kõik ja siis intellektuaalse omandi sisuliselt ära kinkimine, küsimata autoritelt, et kas võib ja küsimusi hästi palju, et kas ta liiga palju ette ei võta.
selle peale teatas Liisa-Ly Pakosta. No, istu rahulikult. Jah, tõepoolest, väga paljud inimesed ütlevad, et ma töötan liiga palju. Ma teen liiga palju. Aga juba teise maailmasõja eel oleks tulnud teha veel rohkem. No nii. Ja ma teen siis ta rääkis oma moraalsest kompassist ja ta rääkis sellest, et tema teeb nii palju, kui tema suudab, et oleks nagu enne teist maailmasõda. Selle peale Tanel Kiik täiesti õigustatult minu meelest, subjektiivne arvamus, palus kontrollida helisüsteeme, et kas mingi moonutus toimub, et ta küsis hoopis midagi muud, et äkki umbusaldatavale kuuldus hoopis midagi muud, sest ta vastas ju hoopis millelegi muul, leiutas ise küsimuse ja leiutas ise sinna kohe ka vastused. Nii et... No aga vaata, kui sa katad teleka ekraani paberiga kinni, et sa ei näe, kes räägib, või veel parem, kui sa saad ilma nimedeta maha kirjutuse A küsib nii, B vastab nii. Mida sa võiksid järeldada? Kas see on Sidney Blumenthal kirjutas 2000-ndate alguses väga lihtsa skeemi ja see töötab antud juhul täpselt samamoodi. Selgituste asemel, selgitusi enam ei ole. Nende asemel on presentatsioonid. Esitlus. Põhjenduste asemel on õigustused. Jaa. Nii et sa ei saa enam ei põhjendusi ega selgitusi, nende asemel kõlavad vaid õigustused. Vaata, see on ju väga geniaalne, kui heidetakse ministrile ette, et kuule, sinu sfääris on elu päris... Ja minister vastab, jah, aga tuginedes arenenud maailma eeskujudele võib öelda, et ta on täpselt seal, kus ta peabki olema. Jah. Samas jällegi ei saa väita, et ta ei või kuskil mujal olla. Ei saa, aga kui me ikka oma suuri eeskujusid järgime. Sellepärast, et kui on näiteks ikkagi kirjas põhiseaduses näiteks, et ta on punane, siis ega seal ei ole ju kirja pandud, et ta ei või olla roheline. Ei, seda ei ole öeldud. Seega see on ka valimiste puhul, et kui meil on öeldud, et valimised on ühetaolised ja ühel päeval toimuvad, aga seal ei ole kirjas, et nad ei või toimuda 6 aega varem või 6 aega hiljem ja igalt moodi ja nii ja kolmandat. Ja lisaks valimised ongi kogu riigis ühetaolised. Kurat teab, millal e-hääletused ja nii edasi või kui eestlane või veel kuidagi. Nii, kuula nüüd palun, millal sa viimati asbesti sõid? Ma ütlen sulle ausalt, et ma olen sellega mõnikord puutunud kokku. Aga söönud ei ole? Ei, mul on teised maitse-eelistused. Nii, aga Tervise Arengu Instituudi esindaja ütleb niimoodi. Töödeldud lihaga kaasnev vähirisk ei ole võrreldav suitsetamise ja asbestiga. Et kui sa sööd asbesti, siis on vist kahjulik. No kurat, võtku, see vähirisk ei ole võrreldav Titaanicuga, ei ole võrreldav Eesti kosmoseprogrammiga, ei ole, andke täis loetelu, siis te ei jäägi vait, muidu ei ole võrreldav sellega, ei ole sellega, ei ole Andres Raidi nägu, ei ole Margus Lepa nägu ja blä. Ja lõpeb kõik üleskutsega, tuleb toituda mitmekesiselt. Asbesti seal juures unustamata vist. Toho kurat, mitmekesiselt. Ma mõtlesin, et lutsutame ikka, ma ei tea. Kuule, aga nüüd võtame natuke, kuidas meil asjad toimivad. Me tõmbame siit mõne paralleeli ka. Sügisel peab palkade maksmiseks laenu võtma. Minister pelgab, et riigifirma ajas talle jama.
kuidas on võimalik, et riigifirma ajab jama? Milles küsimus? Värskele ministrile Hendrik Terrasele hakkas, ma loen ette jälle sellepärast, et no muidu öeldakse, et ei ole võimalik. Hakkas juba esimestel tööpäevadel tunduma, et riikliku postifirma juhid räägivad pooltõdesid. Nõukogu esimest sai sule sappa ja välja kuulutati kallis erikontroll. Aga ettevõtte juhid pelgavad, et minister sai lihtsalt valesti aru. Oleme väga kaugel sellest, et olla maksujõuetud, ütleb riigifirma Eesti Post juht Martti Kuldma. Tema pilgu alt käib aastas läbi 140 miljoni eurone käive. Ettevõtte haare ulatub Põlvast Mongooliani. Ta räägib vabatahtlikest pakivedajatest ja jõulisest laienemissoovist. Eesti Post peaks tegelema millega? Hoolitsema selle eest riigifirmana, et siin Eestis oleks kirjad ja pakid viidud, lehed jõuaksid kohale, ajakirjad täpselt samuti, tegelema siin Eesti riigi postiteenusel. Mis ta seal Mongoolias teeb, täiesti arusaamatu. Aga nüüd, näiteks oli Omnival oli selline asedirektor, Aleksandr Tšekotin. Tema omab enda firmat Korse OÜ, jälle võtane otse ette. Korse on asutatud 2019, ettevõte tegutseb sektoris, konsultatsioonid, põhitegevusalane ärinõustamine, juhtimisalane nõustamine ja selle ettevõtte juht ongi Tšekotin. 2023 teenis 199 000 eurose müügitulu juures 98 000 eurot ärikasumit. Samuti on Tšekotinil veel ärinõustamise ja logistika, pane tähele, logistikafirma Infinite Mile OÜ. Infinite Mile OÜ tegeleb e-kaubanduse, logistika nõustamisega. Põhiliseks kliendiks on Post Plus BV, mis asub Hollandis, Schiphol'i lennuvälja lähedal ja nõustatakse tervet logistikahelit, et nii-öelda end-to-end lahendust optimeeritakse kliendile erinevaid tarnekanaleid, sealhulgas ka tollimise lahendusi. Samuti pakutakse kliendile valdusteenust ja allhanketeenust Tallinnas. Seda kõike ajas Tšekotin. Tšekotin oli Omniva välisosakonna juhataja. Ajas seal endale kogu teabe ja know-how kokku. Ta ei tegutsenud ju siis antud juhul selle Eesti postifirma mõides. Juba siis rajas ta endale seda võrgustikku, siis tõstis kaabut, lahkus sealt, äriettevõtted juba valmis ja kõik töötab. Tulevad kasumid ja kõik. Liebe Freund, see on nii tuttav ja nii lame skeem. 2019 lahkus ta Omniva rahvusvahelise sektori juhi koha pealt. Ja juba kõik oli valmis. Nüüd tuleta meelde, kuhu lahkuvad meie riigiettevõtete juhid. Palun, Kaitseministeerium, kantsler, kaitsevägede juht. Kõik on juba järgmisel päeval kuskil vastava valdkonna ettevõtetes tööl. Nad legaliseerivad end. Täpselt, tähendab, ma uurisin natukene mujalt maailmast, ei tuleks kõne alla selline üleminek. Sa varastad selle riigifirma sisuliselt. Paljaks teed oma sinna kõrvale ja pärast alisetakse, et vaat riigifirma ei jaksa, riigifirma ei suuda, aga personalipoliitika on samal ajal selline. Kui sa vaataksid nüüd näiteks, oli siin vist mitmed imeliku nimega hoiulaenuühistudki hiilgasid sellega, et nende tütarfirmad olid rammusad, aga mammakene ise kippus pankroti poole. See on nii tühine skeem, nii lihtne, nii lapsik, aga ilmselt, aga kus siin nüüd on siis majanduspolitsei ja ma ei tea kõik see? Teisel objektil. Need ettevõtted näiteks Korse OÜ ja Infinite Mile OÜ ja Post Plus Estonia, need registreerite kohe pärast seda, kui Tšekotin või mis ta nimi oli, Tšekotin Eesti Postist ehk Omnivast lahkus. Kohe registreeriti need, mis juba töötasid. No jah. See tähendab, et need töötasid veel siis, kui ta seal Omnivas oli. Jah. Lihtsalt raskuskese nihkus sinna, kuhu ta pidigi antud isendiga nihkuma. Ja tead, Tšekotini taust on muide juba huvitav. International Business Development, Eesti Post,
aprill 2010 kuni 2019, 9 aastat oli seal ja siis ta tegi need. Nii, Eesti Postis enne seda oli finantskontroll, siis oli ta Kreenholmis, ESC, Estonian Shipping Company 1999 kuni 2001, 2,5 aastat. Estib Tallinn Vest, mingi asset management mingisugune, aga enne seda Tallinn Business Bank, Tallinna Äripank ja Service Plus Group Moskva. no ja mis siis, noh, linnasid on maailm täis No, sidemed jooksevad sinna. ja mujalegi. Ja mujalegi. No vot. Muide vahepeal on rahvusvaheliselt, praegu tuli meelde, NATO suur koosolek oli, kokkutulek. Ja selle ühiskommunikeest tõmmati, mille pärast ma seda räägin, neid asju tasuks tähele panna. Sealt tõmmati Ukraina teema üldse välja. Ei olnud juttu ei 40 miljardilisest uuest abist, mida algselt kõva häälega lubati, ja üldse ei olnud sellest kommunikees Ukrainast mitte sõnagi juttu. See on uudis, mida mul oli õnn ja rõõm oma ihusilmaga näha ja mis tõi pähe mõtte. Alea jacta est. Muide, Mark Rutte ütles seal sellega seoses, et me ikkagi peame relvastuma ja loomulikult olema kõigeks valmis, sest vastasel korral tuleb hakata vene keelt õppima. Tuletame korraks meelde Holland. Võib-olla peaks saksa keelt hoopiski õppima, saksa keel on neile lähedasem ka muidugi. Aadu teise ilmasõja ajal võttis Hollandi, Rutte võiks seda mäletada või ei mäleta. Kui palju läks aega Hollandi? Ega sa tood praegu välja ühe huvitava 2 nädalat. Vaata, heideti siin ette, et Coca-Cola kampaania tõi ainult vene nimedega Coca-Cola müüki. Ja mida mina näen, Saksamaal on müügil Coca-Colad, ühe nimi on Adolf, teine on Eva. No võt sulle, olge lahked. Nii, mis siis veel? Raimond Kaljulaid on teinud ettepaneku, et Riigikogu venemeelsetel saadikutel ei tohi olla ligipääsu riigisaladustele. Tundub kuidagi loogiline olevat. Aga nüüd on küsimus Riigikogu venemeelsetel saadikutel. Kes on Riigikogus venemeelne saadik? Mida see kõigepealt venemeelne, ei ole selge, mida see tähendab. Päris tõsiselt. No lingvistiliselt võib-olla koduse vene... Ma ei tea, seda ei saa. Oleks ta Putini ideoloogia kandja, siis see oleks vähemalt arusaadav, ja. See on arusaadav täiesti. Ükstapuha, kelle, näiteks Mao Zedongi ideoloogia või siis Tuutše või aga venemeelne see võib ju tähendada ka, et austab oma esivanemate kombeid ja traditsioone ja... Arusaamatu, aga saadikutel, kui ta on saadik, siis järelikult keegi on ta sinna valinud. Muide, täpselt samamoodi nagu Kaljulaid enda. Kes on kontrollinud, või kes kontrollib, kes mis meelne on? Vaata, see on see Eesti vanasõna sees siiru-viiruline. Pealt kulla karvaline. Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata. No see on juba natukene, tead. See on kapsa pea. Nii, aga meie lemmik. Haridusminister Kristina Kallas, tänu enda lapsele mõistan õpilaste erivajadusele. Erivajadusi. Tänu oma lapsele. Tähendab, tal enda laps on erivajadusega. Ta tänab oma last, et see on erivajadusega. Kas see on enda või oma laps? Antud juhul ta tänab seda last või ise ennast, et see on erivajadusega. Vaata, see on nüüd küll, esiteks, kui ta oleks eestlane, siis oleks see küünilisuse tipp. Aga kuna ta ei ole, siis võib-olla ta ei saa aru, mida ta räägib. Tänu sellele, et mul on erivajadusega laps, keda ma sellest tänan? Ma saan aru, et... Tead, see läheb nii intiimsfääridesse see teema, et... seda on päris vastik jätkata. Vaata, väga rumal on olla lapsele tänulik selle eest,
et ta on erivajadusega. Äärmiselt rumal. Ja kuidagi isegi suisa totakas. Mis oleks takistanud tal ütlemast näiteks, et minu lapse erivajaduse tõttu ma mõistan. Minu oma lapse erivajaduse tõttu ma mõistan. Ega me ju ei tea konkreetselt ka, kas see lapsel on erivajadused või on see lihtsalt ema arusaamatus. Tead, ma tooksin, jällegi utreerides nüüd, et tänu oma lollusele, tänu sellele, et ma olen loll, ma mõistan lollide vajadusi paremini või? No see on alkohoolikute juhitav viinaravila. No võib-olla. Nii. Aga olgu pealegi. Kristen Michal ütleb numbrituvastuskaamerate kohta. Ühiskonnas on erinevate õiguste vahel pidev riive. Inimesed võiksid olla harjunud, et kogu aeg on riive ja ärge õiendage, kui teie põhiõigusi, kas rikutakse või riivatakse, see toimub kogu aeg, nii et ärge olge palun siin üleliia ärritanud ja ärge esitage küsimusi. Ja kui keegi hakkab väga virisema, siis post factum me teeme seaduse ümber ja alles normales. Uskumatu. Nii, Rasmus Kattai ütleb meile niimoodi. Eesti majandusel läheb paremini, kui arvatakse. Sellel arvamusel on aga kallis hind. Majandususaldusindeks. Ma usun, et indekseerimisest ei tea need inimesed suurt midagi. Usaldusest ja majandusest samuti mitte. See kajastab inimeste ootusi peab olema. Lähikuude kohtu mõõdab hinnangut valitsevate majandusolude kohta. Mõõdab hinnangut. Hinnangut ei ole võimalik mõõta. Ei ole sellist ühikut olemas, millega mõõta hinnangut. Tead, nad mõõdavad su suhtumise ka ära. Võib-olla küll. See on viimastel aastatel kahanenud kordades rohkem kui majandus ise. Tähendab, kuidas, mis takistab? Ma saan aru niimoodi, et rahvas saab aru, et majandus on persekursil, aga veel päris perses ei ole. Kui majandus on kursil, siis mis asi on? Aga tead, kes see Rasmus Kattai on või? Eesti Panga majanduspoliitika ja prognoosi allosakonna juhataja. Prognoosi all? Ja. Mida ta kuhu juhatab? Ta juhatab. Muide, linnavalis keegi, nüüd on, ma tahaks plaksutada kellelegi Andres Tamm ühe emmiga millegi pärast. Ikka juhtub, läheb kaduma, aeg kulutab. Aga võib-olla, aga plaksutaks talle väga hea teksti eest, mis kuskil ühismeedias ilmus. Ja ma loen selle ette, sellepärast, et see on lihtsalt prima. Tallinna linnavalitsus, nüüd palun kuulake tähelepanelikult, sellepärast, et see käib teie kohta. Pärtel-Peeter Pere, kes Tallinnas kõik töötavad asjad tuksi keerab, tegi ka selle prügikasti majandusega mõnusa tünga kõikidele Tallinna elanikele. Nimelt, pikki aastaid teenis Tallinna linn peaaegu 100 000 eurot aastas selle eest, et lubas need rohelised prügikastid valgustuspostide külge paigaldada. Prügikasti omanud firma sai raha prügikastidele reklaami müües ja tasus ise prügi äraviimise eest, mida koguti nendest prügikastidest kokku umbes 100 tonni aastas. Pärtel-Peeter Pere jaoks oli selline tehing kahtlane ja selgelt linnale kahjulik. PPP Pärtel-Peeter Pere tuli välja uue ja linnale väga kasuliku diiliga. Nimelt, linn ostab uued mitusada prügikasti, 500 kuni 1000 eurot tükk, ja hakkab ise nende tühjendamise eest maksma. Ehk siis endisest 100 000 eurosest aasta tulust tehti automaatselt mitmesaja 000 eurone kulu ja see on PPP arvates linna rahaga hea peremehelikult ümberkäimine. Siin, vaata. Tulu asendati kuluga ja see on väga hästi. Jaa, aga siin minu päti loogika ütleb, et on mängus, et see on ühe tundmatuga tehing ja see tundmatu on vahendaja. Jah, see on nagu pink 1000 eurot,
kast, prügikast, 1000 eurot. no kui on 1000 eurot, siis iga asi on 1000 eurot ja siis pannakse sind istuma näoga kivi seina poole, istud nagu tigepull. Nonii, vangla kõige suurem ülem ütleb niimoodi, Rait Kuuse. Vangla rent ehitab tugevamat riiki. Esiteks rent ei ehita mitte midagi, aga kui keegi ehitab, siis on seepärast ikka mingi ehitusettevõtja või ehitusettevõtja. Liebe Freund, ka seal võib mängus olla grupp seltsimehi, et mitte öelda vahendajaid. Nii, Kuuse ütleb niimoodi meile veel. Kui kastist välja ei mõtle, võetakse see riik lihtsalt meilt ära. Sind lüüakse kasti ja sa pead enda sealt välja mõtlema. Jaa, sest muidu võetakse see riik meilt ära. Kes meilt selle ära võtab, kui sa kastist välja ei mõtle? Meil on praegu jutt mitte sellest, et kas me mõistame midagi heaks või halvaks, ilusaks või koledaks, vaid meid lihtsalt see sõnapruuk, millega meid kostitatakse ja loodetakse, võib-olla ei loodetagi, et me peame sellest kuidagi moodi aru saama või ennast sellest läbi närib. Vaata, see on nagu õpilastega praegu koolis, kus teatakse suhteliselt palju. Teatakse küll. Osatakse väga vähe ja aru ei saada praktiliselt mitte millestki. Just. Meie koolid annavad võib-olla põrse ja peatäie teadmisi, aga mitte oskusi neid teadmisi rakendada. Ja mis nendest teadmistest kasu on, kui sa ei tea, mida ja sellepärast ja aru ei saa, mille jaoks see on, mida see kaasa toob ja nii edasi. Ja sellepärast ongi kolmelised õpilased, kes kodus üldse ei õpi, palju asjalikumad kui need, kes tuubivad poole ööni ja saavad oma 5 kätte. Nad on õppinud õppima ja kuuletuma, aga mitte ennast. Vaat need kolmelised ju mõtlevad ennast kastist välja. Kuule, nüüd on niisugune asi. Ühe asja pärast ma ainult võtsin selle välja. Rainer Saks räägib meile, ta räägib meile kogu aeg, või ta kirjutab. Uskumatult produktiivne ja niisugune Šveiki appi võttes või Hasekit, unsere brave trottel, meie vapper, see Tohman või kuidas. Jah, udumuna. Jah. Jutt Venemaa suurest suvisest pealetungist on meediamull. Kuule, kes seda mulli tekitanud on? Kes tekitas selle mulli? Tema ise tekitas selle mulli. Ja nüüd ta ütleb, et see on suur meediamull. Tõepoolest, kes tekitas, kui tema on viisalt korranud, et Venemaal on mehed otsas, raketid otsas, kõik otsas ja ometi ta raisk ründab. Kui kuskilt mujalt ei ole see tulnud, suveoffensiiv, Saksin ise seda rääkinud, nimetab enda jutu meediamulliks. Ja kui ma panen nüüd otsad kokku, siis kes tahab mängust välja, kas Venemaa või NATO? Ei tea. Nii, sotsiaaldemokraadid, nii bolševikud lähevad valimistele juhtmõttega, igaüks loeb. Kas, näiteks, loed. Nemad loevad raha, meie loeme. Ei, 1, 2, 3 läks valimised. Sellepärast, et kui otsustada nende tekstide järgi, mida need juhtivad sotsiaaldemokraadid üllitavad, siis ega nad suurt lugenud küll ei ole. Nad on lugenud nii, nagu lumpen intelligent loeb raamatuid. Sa tead, kuidas ta loeb? Lumpen intelligent loeb 1, 2, 3, 4. Aga ma mõtlesin, et loeb võib-olla kaanest kaaneni, see tähendab, et keerab raamatu kaanet kokku, pealkirja ja lõppsõna ja ongi. Või sealt raamatu tagakaanel on ka tihti peale mingi retsensioon või mingisugune või tutvustav tekst. No need kaanest kaaneni võtabki ette. Ja Dostojevski on Kremli jutupunktidega juba kuule. Jah, võt see veel on puud. Aga jah, igaüks loeb. Aga kus ta loeb või mida ta loeb? No kes loeb raha? Kes loeb? See on nagu, kui und ei tule, siis loed 3-ni. Ja kui ikka ei tule, siis loed 3:30.
tuttav. igaüks loeb. Uskumatu. aga kas on neid inimesi ka, kes võtab selle, et igaüks loeb ja saab või võtab seda? Saab vaimse orgasmi sellest. no ma ei, jah, midagi niisugust. Tead, on ja neid näikse tulevat juurde, sest inimestes süveneb hirm ja soovimatus massist eralduda. Massis saad sa olla anonüümne ja vaikselt ise mõelda, kust ma nüüd midagi pihta paneksin. Soovimatus on see matus, mida kõik soovivad. Või maetakse oma soovi. Jaa, nii. Nüüd tuli välja ka see asi, sakslased, Tagesschau on selle avaldanud, tuleb välja, et kõik need Saksamaal toimunud protestid tuumajaamade vastu ja igasuguste söejaamade vastu ja igasugused muud, kõik see roheline, mis sisuliselt seiskas, mitte ainult ei seisanud, vaid ka pani tagurpidi veerema Saksamaa majanduslokomotiivi või veduri, mis on sajandi jooksul olnud ikka niisugune maailmategija vaieldamatult. Siin ei ole üldse mingit kahtlust. See maksti kinni kõik Euroopa Liidu vastavate fondide poolt. Nüüd küsimus imelihtne, miks seda tehti? Selleks, et saaks sõnavabaduse statistikasse linnukesi teha ja politseile osta veekahureid kummikuule. Nad maksid kinni demonstratsioonid, igasugused rongkäigud. Nad maksid kinni kliimaaktivistid, Euroopa Komisjon. Kliimaaktivistide kohtuasjad. Igaste riiklike tehaste ja kavandatavad. Show must go on. Ja ise see Euroopa Komisjon ei eitagi, et ta seda kõike teinud on. Ursula von der Leyen ütles, et see on kõik ilus, et see on üldise hüvangu jaoks. Et oleks vaatemängu, küll siis leivaga, homme saate. Nii, muide, ja Ukraina ametlikud andmed, nende enda sealt erinevad koduleheküljed, endine president Poroshenko, muide, on pannud püsti praegu väga leviva sellise initsiatiivi, mis kogub pooldajaid. Nimelt nõudis ta oma parteiga, tal on partei ka muide, see on Euroopa heaks või Euroopaga koos. Ja nad on nõudnud välja kõik need eritingimused, mida parlamendi liikmetele ei ole näidatud, mille alusel tehti see leping, mille alusel 50% kõigest, mida tehakse ja kõikidest kasumitest läheb välja. Kui kuuluma hakkavad näiteks need väärismuldmetallid loomulikult mingitele USA kontsernidele, aga need tingimused nõutakse välja, neid varjatakse millegi pärast kiivalt, aga Poroshenko kavatseb selle turjal ilmselt ratsutama hakata ja ei maksa unustada, et ükskord peaksid seal ikkagi presidendivalimised tulema ka aga meil millegi pärast jälle ei räägita neist asjust. Peaaegu üldse ei räägita, seal ei ole need asjad üldsegi niivõrd homogeenilised või kuidagi niisugused ühtsed, kõik on väga ühtsed ja kõik saavad ühtemoodi asjadest aru, ei ole päris niimoodi. Ja siis ega siis ka tuntud patsiga üle ilma tuntud, kes? See, kes õppis alles kaunis kõrges eas ukraina keele ära, et olla rahvuslik esindaja. Timošenko oli tema. Julia. Mitte see, kes Romeo. Ei maksa seda ka maha kanda. Tema ei ole ka kirvest või mõõka põõsasse visanud. Nii et meelde tuli, selle partei nimetus oli Euroopa Solidaarsus, on Poroshenko partei nimetus. Nii, aga nüüd lõpetuseks, mul on üks asi veel. Ma tähendab, Liisa-Ly Pakosta, see on hämmastav. Tema ütleb niimoodi. Liisa Pakosta. Sõjaloogika näeb ette, et vangidega tegelemiseks peavad olema professionaalid. See tundub nagu loogiline. Oota, mis vangidega? Ja nüüd tuleb.
leping Rootsiga näeb ette seda, et võimaliku kriisi korral siuhti lähevad Rootsi kinnipeetavad tagasi Rootsi. Lähevad siuhti tagasi. Lähevad bussi peale ja sõidavad tagasi või sellist laeva peale või ei tea. Ja need meie inimesed, kes on käsisoe seal tööl, käsisoe, need meie inimesed, kes on seal käsisoe, huvitav, mis tema kodune keel oli? Lähevad piirile sõjavange võtma või siis sõjaolukorda sõjavange korjama. Lähevad piirile, see tähendab, et praegused vangivalvurid lähevad piirile sõjavange võtma. Andres, palun aeglaselt. Või siis sõjaolukorda sõjavange korjama. Palun aeglaselt veel üks kord. See on, tead, ma ütleksin, et siin on viiteid nii kuradi lamedale kõnepruugile, et siga ka ei söö, aga see lause või see mõttekäik ise, see näitab ju vaid õhkõrna kokkupuudet tegeliku eluga. Leping Rootsiga näeb ette, palun rahulikult, vaikselt, nautige. Leping Rootsiga näeb ette seda, et võimaliku kriisi korral siuhti lähevad Rootsi kinnipeetavad tagasi Rootsi, punkt. Ja need meie inimesed, kes on käsisoe seal tööl, lähevad piirile sõjavange võtma või siis sõjaolukorda sõjavange korjama. Korjama. Jah. Hakkavad. To gather. Gather, just nimelt. Samml. Ja pärast on sul samlung ehk siis kogu. Ma tean, et vähemalt rahvusvahelistes lepingutes on sissejuhatavas osas lepingus esinevate mõistete selgitused. Siuhti. Vot just. Käsisoe. Vot just. Kus see vangivalvuri käsi soojaks saab? Ma ütlen sulle kohe, kus see saab. Piiril sõjavange võttes. Või? Ei, tal oli enne käsi soe. No siis läheb kuumaks. See on ju tervist kahjustav. Ei tea. No, aga see on meil justiits- ja digiminister. No digi, ma saan aru, see on sõrm. Aga juura ja digi oleks siis, et see pange kinni. Jah. Või umbes niimoodi. Praegu, vaata, see vangide teema on omaette huvitav teema. Kas sa mäletad, millest see alguse sai? See oli Rahvusringhäälingus uudis, et peetakse läbirääkimisi Inglismaaga või Britanniaga, saad aru, eesti keelde. Oli küll, jah, oli küll, tuleb meelde. Ja näitena tuuakse ka, et Belgiad ja mis niimoodi hoiavad oma vange teises kohas ja nüüd Rootsi ka. Ja vaata, mis on nende riikide ühine joon? Nad on kõik monarhiaga. Ja ma ei tea, kas ma tohin seda seostada või läheb see lihtsalt ühise joonena kirja, aga näib, et need kuninglikud pead siiski on mõistliku läbisaamisega. Vaatame kas või pisikene monakokene. Ta on ikkagi auväärne. Temaga ikkagi arvestatakse seda mitte ainult, tegelikult mõnes mõttes on see ka eestlaste eraelus, kui ikka Tallinna või ka Tartu tänavatel tehakse sihukest Monte Carlo rallit, et Monacot ja ma ei tea mida kõike. Aga jah, see on kummaline ühine joon. Teine küsimus on, vangide hulgas ei tohi olla eestlasi, kes saadetakse siis Eestisse karistust kandma. Ja üldiselt see teema on kaunikesti huvitav, millised tingimused seal veel on ja mis sellest teemast
kus vandenõu teoreetiliselt või lamemaalikult välja võib kasvada. Muide, Abiram siin kirjutab, et tänase seisuga on tema rehnuti järgi selle suure pauguni uue aja alguseni 9 päeva jäänud. Ma olen üritanud temalt teada saada, mis see on, mille eest tema suu ja sõrmede läbi meid hoiatatakse tähtede seisudest, aga ta ütleb, et ta ise ka ei tea. Aga õhus pidavat rippuma mingi röögatu muutus. 9 päeva iseenesest, vaadates olukorda planeedil, no vähemalt seda, mis meie meediast meile just nagu ämbriga näkku visatakse, see tundub veenev. Ja ka need killukesed, mida sina esitasid, et NATO ei taha enam Ukrainast rääkidagi, aga kas nüüd on siis, nagu ma juba ütlesin siin... Ei tea, võt need asjad on kõik, mille kohta ma ei võtaks sõna eriti kõva häälega või mingisuguseid järeldusi hakata tegema. Sellepärast, et fakt on see, et see infoväli, seda informatsiooni, mis neid asju puudutab, meil lihtsalt ei ole. Teeme ühe dekoratiivse koosoleku, aga nendest asjadest, millest me enne rääkisime, me seal ei räägi. No loomulikult, need asjad on hoopis, kuskil lepitakse, tehakse mingeid lepinguid, eluaeg, terve aastatuhandete jooksul. Keegi kuskil lepib midagi kokku, keegi kuskil midagi teab, aga enamus ei tea nendest asjadest mitte midagi. Ka teise maailmasõja asjad, isegi osa esimese maailmasõja asju on siiamaani arhiivides ja salastatud. Ei ole avaldamisel, ei kuulu avaldamisel. See tähendab, lihtsalt on niimoodi, et me ei tea, mina küll ei teeks mingisuguseid järeldusi ja hakkaks tegema, sellepärast, et see infot nende põhjuste ja igasuguste seoste kohta lihtsalt on niivõrd vähe ja see on selline eklektika, et siin me võime lihtsalt tõdeda, et tundub nii, see on, näib nii. Jätab sellise mulje. Jätab sellise mulje, aga mismoodi tegelikult asi on, ei ole meie need siin 2, kes võivad seda öelda, et vaat tegelikult on nii või tegelikult on hoopiski naa. Jah, see on, vaata, õilismäng bridge, seal ka kõik räägivad. Mõningaid asju me võime öelda täpselt samamoodi, et Liisa-Ly Pakosta näiteks läks magistriõppesse ilma bakalaurust alla omamata. Ja issand kutsus dokumendid ära. Ja pärast öeldi, et dokumente, mille ta esitas sinna astumiseks, ei ole säilinud. No jah. Täpselt samamoodi nagu meil oli täna juttu Pärtel-Peeter Perest. Ametlik teabenõue. Protsess ei ole lõppenud, aga esimene vastus teabenõudel on tema hariduse kohta. Ta on väidetavalt ju. Oi, sa lugesid selle kõik, et ja, see on. Ta on džässpianist, džässkitarrist, juhtimisteadlane, taani keele tõlk. Tallinna Ülikoolist on lisaks ta veel saanud rootsi keele kultuurialase kraadi ja nii edasi. Nende hariduskäigu kohta saadetud teabenõue ei viinud kuskile. Põhjustas solvunud vaikimise. Jah, öeldi, et kõik on õige, nii oli vastus. Kõik küsimused olid õiged või? Ei, kõik on õige, nii oli. Kõik on õige. Neis täpsustav läks teele, saab näha, mida linnavalitsus edasi teeb. Ega võimalus on alati minna ka andmekaitse inspektsiooni, sellepärast, et tegemist on avaliku teenistuse inimesega, kelle hariduskäik ja kelle need andmed, avalikud andmed peavad olema inimestel kätte saadavad. Ei saa olla, et näiteks me valime endale presidenti või siis valime endale mingid saadikuid ja keegi ei tea, mida ta lõpetanud on või kas ta üldse midagi lõpetanud on või kuidas tema haridustasemega vähemalt mingisuguste dokustaatide järgi. Dokumenti, võt siin tuleb vahet natuke teha. Alahindamata absoluutselt neid, kellel näiteks mingit diplomit ette näidata ei ole, aga kes oma inimlike omaduste ja ka mingite teadmiste poolest ületavad neid mäekõrguselt, kellel see diplom ette näidata on, nii et tihtipeale on ka niimoodi. Aga kui väidetakse, et niimoodi on, siis olge head, tõestage ära ka, palun vastasel korral
on ju tegemist sellega, et inimene ametisse saades on lihtsalt valetanud. Pole parata. Jah, pole parata. Nii on. Aga ole sa tänatud, väljauuriv ajakirjanik Andres Raid, kes sa ainuüksi pealkirjadest oled suutnud välja uurida asju, mis lihtsurelikul ihukarvad püsti ajavad isegi mul on sihuke tunne, et ihukarvad kraapisid särgi selgagi augu sisse. Ja olge tänatud kõik, kes te olete nii julged, et toetate Nõmme raadiot. Tuletan meelde, aastakümnete eest üks kamraad, kes oli edukas ettevõtja toona, ütles ajaloolised sõnad. Kui tuleb välja, et ma toetan Nõmme raadiot, on minu pangalaenudel ja riigihangetel kriips peal. Ma ei tea, kas ta tegi nüüd roppu nalja, aga olge tänatud toetajad ja meie püha sõda läheb loomulikult edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.